ja nüüd täna ma olengi lihtsalt terve hommik neid pilte töödelnud. Ütleme, nii imelik on minna tagasi juuksi. Ma vist ei olegi teile näidanud oma tuba. Tere, ma käisin eelmine nädal verd loovutamas ja siis seal tuli välja, et mul hemoglobiini tase natuke kõrge, üle normi. Ja seal arstid ütlesid, et ma peaksin, minul endal on see halb, on ju, et see võib veel kõrgemaks minna. Tere ja ilusat teisipäeva kõigile. Täna ma lähen oma vanemate juurde ja täpselt nagu mingi 4 vlogid tagasi, siis ma lähen lihtsalt natukene chillin seal, võtan aega maha, aitan neil kodutööd teha ja värkis-särki ja eelmine kord teile see vlog meeldis, kui ma seal käisin. Nii et mõtlesin, miks mitte ka see nädal teile selline vlog teha, nii et tere tulemast sellisesse rahulikku vlogi ja tere tulemast tagasi mu kanalile. Nagu ma eelmises videos teile juba rääkisin, siis valiti mind Tierli ambassadoriks ja eile ma siis tegin juba nende riietega pildid ära, mis ma praegu kätte sain ja tegin siis 3 outfitiga pildid ja nüüd täna ma olengi lihtsalt terve hommik neid pilte töödelnud ja ilusamaks teinud ning varsti on mul need valmis, ma panen need siia ekraanile ka. Ilmselt olete minu Instast ka juba neid näinud, kui te mind followte seal. Kui ei follow, siis minge pange follow. Jah, aga enne seda, kui ma nüüd täna vanemate juurde lähen, siis ma tahan kindlasti trennis käia ja ma ei ole reaalselt kuu aega või nagu juuksis käinud. Ma olen isegi 1,5 kuud juba. Ma olen reaalselt kogu aeg teinud kodus pilatest. Alates sellest, kui ma selle pilates enda jaoks avastasin, siis mul ei ole väga tuju olnud juuksi minna. Aga ma mõtlesin, et täna ma tahaks küll seal ära käia. Nii et teen ühe mõnusa üle kogu keha trenni seal täna. Ühesõnaga, ma nüüd liigun vaikselt trenni poole, sätin ennast valmis ja pärast ütlema, nii imelik on minna tagasi juuksi. Sükke tunne, kui ma oleksin sellest eemal olnud mingi aasta aega reaalselt või sükke tunne, kui ma läheks üldse esimest korda sinna. Et mega imelik on. Aga samas ma olen nagu excited ka, sest et juuks ikkagist annab veits teise enesetunde jälle, et pilates on rohkem nagu vaimule ja muidugi see on ka kehale ja paindumisele, aga juuks tekitab rohkem siukse nagu tugeva tunde. Ühesõnaga, lähme teeme selle trenni ära, mis me ikka lobiseme siin. Sain nüüd trennis käidud, nii raske oli. Ma reast isegi teinud tund aega, ma tegin mingi 45 minutit trenni ja nii raske, nii intensiivne täiega higile võttis kohe tunda, et pole kuu aega juuksis käinud. Aga samas ka enda isegi oli mõnus tagasi olla, aga samas ma naudin rohkem pilatest ikkagi ja ma tunnen oma kehaga nii suuri muutusi tänu pilatesele. Näiteks ma olen palju painduvam, enne ma olin siuke puupakk reaalselt, nüüd ma ikka paindun palju paremini. Ma näen, et mul need väikesed lihased on nagu rohkem väljas, näiteks mingi kõhulihased on rohkem väljas, käe ilusad siuksed väiksed lihased on rohkem väljas, jalalihased ei ole nii suured. Kuidagi nagu, ma ei tea, mul kuidagi pilates nagu naudid seda rohkem, samas juuks on ka nagu oluline, et ma kindlasti nagu juuksi täiesti ära ei jäta. Oota, kui mul nüüd nii palav siin autos, ma saab õhk kohe otsa, ma lähen käin kähku poes ära ja siis ma lippan koju. Nii, mina jälle siin autos, ma käisin poes ära tegelikult korra. Ma käisin realiseerimiskeskuses ja ma leidsin siit, ma just vajan mingit kiiret snäkki ja ma leidsin siit sellise
proteiini cookie küpsise ja siin on kirjas ka, et siia ei ole mingit suhkurit lisatud. Päris hea on seal tegelikult. Ja arvestades seda, et mul ei ole praegu vahepeal üldse aega süüa, ma lähen nüüd koju, siis ma käin kähku, pesen pea puhtaks, teen meigi, sest mul on vaja täna veel paar TikToki ära teha. Ja siis mul ongi juba emstub mulle järgi ja ma lähengi juba nende juurde. Nüüd ja see on tegelikult päris hea küpsis, ma soovitan. Kui lähete realiseerimiskeskusse, siis soovitan osta. Nii, ma TikToki ja meiki lõpuks ei jõudnudki teha, aga ma ootan siin nüüd oma empsi ja siis me suundumegi vanemate juurde. See on minu lapsepilvepeegel. Siin ma kuuled tegin väiksemaks selgisin asju. Ma vist olegi teile näidanud oma tuba. Ühesõnaga, siit tuleb sisse. Siin on minu voodi. Siis seal on üks väga oluline lugemislamp. Siis siin on väga head rullood, mis käivad niimoodi nagu poole peale. Ja saad pannagi niimoodi, et tõmbud nagu siit lihtsalt, et mega hea. Aga praegu tõstan üles. Siis siin on siis kirjutuslaud on ju. Tegelikult kunagi, kui ma siia tuppa tulin, siis see kirjutuslaud oli nagu seal aknal niimoodi. Nii, siis mul on siin kummut on ju, mis on praegu asju täis. Siis minu see särapeegel, millega mul on ka Instas pilt või isegi pildid. Ja siis siin on minu raamaturiiul. See on minu venna joonistatud kunagi mega ammu, sükene pilt. Siis minu nimi, mille me lasime kunagi kuskil reisil teha. Marilyn keerab pilt. Lihtsalt kunagi tuli kuskilt mingi kingitusega kaasa. Ja siis on minu garderob, minu suur kapp, kus mul on igast asjad siin ootamas ja olemas. Ja kindlasti. Crazy, aga ma olen täiesti üllatunud, et märkasin täna ise nii para. Sorry, ma sosistan, sest mida ma olen teised üles. Märkasin ise täna nii para üles, ma ei tea, et äratus pandud 8.50, aga märkasin 8.25. Aga miks ma nii para ärkama pidi on seepärast, et ma olen täna perearsti juurde selle hemoglobiini tasemega seoses. Et kes ei tea, siis eelmises vlogis ma käisin verd loovutamas ja sealt tuli välja, et mul on liiga kõrge rauasisaldus, nii et ma jooks perearsti juurde, et kontrollida üle, mis värk on. Aga oleme tegutsema, ma tahan juba kohvi, tahan ennast valmis seada ja ei hakka seal siuke sorakas olla, nagu ma praegu olen.
Tšau jälle. Nagu te nägite, siis ma käisin vahepeal perearsti juures ära, siis me käisime vanavanemate juures külas korra ja siis me käisime veel lillepoes. Aga ma tahtsin rääkida ühest ülihaigest asjast. Kes eelmist vlogi näid, siis ma räägin lühidalt ära, et ma käisin eelmine nädal verd loovutamas ja siis seal tuli välja, et mul hemoglobiinitase on natuke kõrge, üle normi. Ja seal arstid ütlesid, et ma peaksin, minul endal on see halb, et see võib nagu veel kõrgemaks minna. Ja siis ma läksin kohe perearsti juurde ja igaks juhuks, et teha proovid, millest see võib olla. Ja mu perearst, ma ei hakka ta nime ütlema, ta on päris tuntud ka. Põhimõtteliselt naeris mul lihtsalt välja. Ütles, et see ei ole midagi üle normi. Ja mulle mingeid proove teha ei tahtnud. Kui ma küsisin mingeid täpsustavaid küsimusi, siis ta läks närvi mu peale. Ja põhimõtteliselt ma olin seal kabinetis 2 minutit, tulin sealt ära, mitte midagi ta ei teinud minuga. Ma saan aru, et ma saan sellest pointist aru, mis ta ütles, et praegu ei ole mõtet teha analüüsi, sest et ma just andsin pool liitrit verd ära, et siis hemoglobiinitase ongi madalam pärast seda. Aga miks ta ei võinud mind siis suunata näiteks järgmine nädal vereproovi tegema? Ta ütles, et sul ei ole mõtet otsida mingit haigust, ega ma ei otsigi mingit haigust, lihtsalt nagu su keha annab märku, et midagi on ju valesti. Sest et ma olen tegelikult hemoglobiini mõõtnud ka aasta tagasi, kui ma käisin ka verd loovutamas ja siis oli mul see nagu 20 ühikut madalam samades tingimustes võetud veri siis. Ja ma ei saa aru, nagu, miks ei või teha mingeid analüüse, et minu arust see oli nagu nii kahtlane lihtsalt. Ja nüüd ma paningi siis ühe teise perearsti juurde, panin aja, kelle juures ma muidu olen käinud, aga seekord ma läksin siis iseenda lollusest, läksin teise arsti juurde ja lihtsalt täiesti nagu haige, nagu ma saan aru, ma olen noor inimene, et minuga võib-olla nagu tõesti ma loodangi, et mul on nagu korras ja midagi ei ole, aga lihtsalt, et igaks juhuks teha nagu kontroll, et ma ei saa aru nagu see arst nagu, ta lihtsalt, ma ei näinud, et ta nagu hooliks minust kui patsiendist. Lihtsalt nagu nii halb maik jäi sellest. Aga õnneks on mul üks väga tore arst, kelle juures ma olen väiksest peale tegelikult käinud ja kes reaalselt hoolib ja tõesti nagu näed, et nagu ta ei lase mitte kunagi sind. Kui sul on midagi, siis ta alati teeb nagu analüüsid ja asjad, et jah, põhimõtteliselt see arst, kelle juures ma täna käisin, tema ütles, et sa ju tunned, sa oled ju täiesti terve inimene, tunned ennast terve inimest, mis ongi kõik hästi, et tegelikult mingid asjad ju nagu veres ju on, mingi näitaja on ju liiga kõrge, et miks sa ei või teha nagu siis testi. Ma ei tea, mu arust see oli lihtsalt nii imelik ja nii ebameeldiv kogemus, et ma lihtsalt pidin seda teiega jagama, sest ma jagan teiega nii palju, nagu nii suurt osa oma elust ja ma jagasin ju teiega ka eelmine nädal seda vereandmiskogemust, et lihtsalt update'in teid. Aga nüüd ma lähen reedel uuesti, ehk siis ülehomme lähen uuesti ja lähen nüüd oma selle teise arsti juurde. Et ma usun, et tema mingid proovid ikka võtab mult. Et lihtsalt nagu, miks ma ei võiks nagu südame rahuks lihtsalt nagu, ta ei saa mulle peale vaadata ja midagi öelda. Et võib-olla mul ongi näiteks, ma ei tea, näiteks see, et ma olen hommikul väsinud, äkki see on mingi sümptom, ega ma ei tea ju vaata. Et mu arust see oli nagu nii nõva lihtsalt. Tal anti lihtsalt seistkäin täist ja minge lihtsalt mingi teise arsti juurde, siis tegelikult ma olen enne ka kuulnud, et on siuksed nagu perearste, kes tegelikult ei hooli väga. Nagu nad lihtsalt võtavad siin nagu konveieril vastu, kui tegelikult see siukest tööd sa peaksid tegema nagu sellepärast, et sa reaalselt nagu armastad inimesi, mitte nagu lihtsalt, et oma raha kätte saada, sest et jah. Võt, aga ma olen siin juba nii pikalt lobisenud, et ma lähen tegutsen. Mul on plaanis nüüd koristada oma garderoobi ära, mis mul siin kodus on, mul nii palju riideid üle, mis on ülikorralikud, mida ma ei ole peaaegu kandnud, et mul lihtsalt stiil nii palju muutunud vahepeal ja ma panen neid jaagasse müüki, ma panen siia alla ka oma jaaga lingi, nii et saate vaadata, ma panen soodsa hinnaga sinna kõik müügile, et äkki leiate sealt endale midagi ja mingid asjad on sellised ka, mis ma panen lihtsalt annetan ära, nii et lähme tegutsema.
siin lõpuks ometi kõik asjad müüki ära pandud, pildid ära tehtud. See on nii väsitus, et ei saagi mul mingi paar tundi. Mul on nüüd kõht räigelt tühi, aga mul on täna trenn veel tegemata, nii et ma hakkan pilates tegema jälle. Ja siis ma hakkan sööma, sest mul kõht lihtsalt nii jõhkralt tühi. Aga ma panen oma jaaga-lingi siia alla kirjeldusse. Minge vaadake. Ma panin sinna väga-väga odavalt nagu kõik asjad üles, et need on reaalselt mingi paar korda kantud asjad enamus. Hello! Praegu on siis, mis praegu ongi neljapäev. Mul vanemad läksid tänu Saaremaale. Ma jäin siia koju, jäin üksinda. Täna tuleb mul külla Luisa, kes on näinud mu esimesi vlooge. See teab, kes on Luisa, mu eluaegne sõbranna. Igatahes, see tuleb siia, täna on kuumalaine ja me hakkame päikest võtma. Ma sätin just meile seda uue päikesevõttu setupi valmis. Ja ta peaks mingi 10 vitsa pärast jõudma, nii et ma pean näitan teile seda setupiga. Ma ei plaanit täna väga palju filmida, nii et ma lihtsalt tahan teile näidata seda pikniku setupi, sest tuleb nii mõnus. See on kõlar, mul käis siit just muusika, aga samal kui ma filmin, siis seda muusikat ei tule. Siis ma lõikasin meile puuse ja kõrsikud ja vesi, mis on tegelikult varjus kogu aeg. Sest see on plastpudelis, ei taha päikse käes olla. Aga sükene set, nii mõnus, nüüd on ainult Luisa puudugi. Ma olen valmis, ma olen sisse kreemitatud. Ma ei tea, kus see Luisa koondab. Luisa lihtsalt hilineb. Okei, ta lähebki veits aega. Aga nii mõnus ikka, noh.